vlog It's Banana Bitch. Täna olen ma siin koos Ave-Mariaga. Räägi veits oma kanalist. Ma teen meigivideoid ja natuke üritan ka muuta nagu seda asja, et ma üritan veidi teistsuguseid videoid teha, nagu mingi filmindusest ja filmid ja mu lemmikud asjad ja nii edasi, nii et tšekake. Ja sul on 2 kanalit, on ju eestikeelne ja no jah, eestikeelne, aga arvatavasti I'm gonna close it, so yeah. Ma kardan Sarja TV-d, nii et ma kardan ka, tegelikult ma ei tohi seda vist öelda. Võid küll. Aga pärast paneme kuskil videosse, aga ma vist liiga mõttetu selleks. Aga täna me siis filmime koos kollabi ja minu kanalist tuleb Who's Most Likely to tag, mis on siis eesti keeles, et kes kõige tõenäolisemalt seda teeb või mingi selline challenge. Jah, et kes kõige tõenäolisemalt tag siis. Ma võtsin nagu erinevaid liste, kus ma võtan nagu erinevaid küsimusi. Oot, meil on vaja neid silte ju. Me tuleme kohe tagasi. Bye! Väga pro YouTuber, väga pro. Väga ilus. Nii, me tuleme siis tagasi 2 sildiga, et ühel pool on minu nimi ja siis teisel pool on Ave nimi. Et siis me nagu ütleme, et kes nagu kõige tõenäolisemalt seda teeb, siis nagu näitame, et kumb me arvame ja siis jah, basically. Mul on väga ilus käekiri. Ja mul on väga ilus käekiri. Nagu legit ilus. Mulle ei viitsi vaeva näha sellist asjadega. Mu koolivihikud olid alati lihtsalt lugematud. Koolivihikud on perfektsed. Nii, esimene küsimus. Kes teeks endale suurema tõenäosusega tätoveeringu? Mul on ka. Mul on mingi väike täht siin taga. Ma tegin, kui ma olin... Mul on suurem. Ma tegin, kui ma olin... Ma ei tea, kas 15, 16, midagi sellist. Vanemad ei teadnud. Ma tegin hästi nagu kahtlases kohas, kus see tüüp vist arvatavasti ei vaheta neid terasid. Ma ei tea. Väga vatik ja ta on kogu aeg nagu mingi täis on ja nii, et ta tegi nagu alaealist, ta ei küsi mitte midagi. Kõik Tartus alaealised käisid seal. Mul on 2 kursada. Siis me 3 kõik tegime oma esimese tätoveeringu selle sama tüübi juures alaealisena. Ma tegin Karmeli sõrmus, vist oli. Igal juhul ta teeb mega ilusad tätoveeringuid, nii et... Ta vist ei tee, siis mulle tegi. Aga ma lihtsalt mingi tähti, ma tegin ainult sellepärast, et mu klassiõde tahtis, ma nagu, ma tahan ka. Ja siis ma tegin. Ma nagu isegi ei pane tähe, sest ma nagu siin taga ja mul läheb meelest, et see mul üldse on. Ma näita mulle. Lihtsalt täht, okei. Mõttetu. Kes suurema tõenäosusega käiks kuulsusega? Vaata, ma mõtlen. Sest mul on kutt olemas ja ma ei plaanitud maha enda. Ma olin õudne, nagu mitte, et see oleks tõenäoline, aga nagu põhimõtteliselt ma olen nagu reaalne fänn 5 aastast nagu 5 Seconds of Summer, on ju? Ja nad tulid eelmine aasta Eestisse. Ja siis mul on haige mingi obsessed olin mingi selline nagu Michael Cliffordiga. Ja siis ma olin seal VIP selles meet-upis ja niimoodi on ju. Ja siis ma kogu aeg üritasin taga silmsed teha. Ja ma tean, et ta vaatas mulle silma välja. Nagu saad sulle, ma olin nagu palun vaata mind, palun nagu oh my god. Ma olin nagu... Kui ma olin mingi 3. või 4. klassis, ma ei taha öelda, kelle kontseri ma käisin, aga mingi selline nagu vanem mees mingi... Koit Toome. Ei, aga nagu põhimõtteliselt, aga nagu see on Koit Toome, aga põhimõtteliselt nagu suht tuntud nagu Eesti artist, on ju. Ja siis mu sõbranna oli vist suur fänn ja ma sain tasuta piletit, me läksime nagu kontserdile, on ju. Ja siis nagu, ta on suht kole ja vana, ma olin mingi 4. klassis. Ja siis nagu kontserdi ajal seal väga ei olnud üldse inimesi ja ma olin nagu täiega ees oma sõbrannaga, kas seal oli ka mingi 10 last umbes ees. Ja siis ta vaatas nagu kõikide ilmselgelt otsast, nagu seal rohkem polnud inimesi, on ju. Ja siis ta vaatas mulle ka otsa ja siis mõtlesin, oh my god, ta armastab mind. Ja siis mingi nädal aega ma ei fucking obsessed ja ma armastasin teda tagasi ja siis mul läks meelest aru. Oh my god. First love. Issand jumal. Ei. Mingi Ivo Linna või? Ei. Ta on nagu mingi, ma ei tea, kui vanad asju võis olla mingi 30 äkki. Kes see? Ma ei taha öelda, ta on nii... Ütle, see on naljakas, kui sa ütled. Ei pärast. Ütle mulle, mis see on? Smilers. Oh my god, ta on välja nagu rott. Selline nagu mega haigusega. Aga see oli mingi, ma ei tea, kui vana sa oled 4. klassis, mingi 11 või? See oli mingi 15. 11, 4. 5. oled 11. Ma olen mingi 10, 4. No ma olin eluväike. Ja ta vaatas mulle otsa. Ta oli eespool mulle varem otsa. Ma on nii palju sellised nagu haigeid mini-storytime lihtsalt. Kes suurema tõenäosusega lõikaks kõik oma juuksed maha?
nalja teed. Never. Mul on goals ja ma kasvatan siiamaani. Mul on koos, et mul mitte kunagi enam lühikesed juuksed ei oleks, nii et nagu mitte kumbki. Kes suurema tõenäosusega osaleks mingis halvas reality show's? Kusjuures kui oleks mingi tegelikult halvas mingi selles abielusaates ma ei osaleks, aga ei, see on avara, aga oleks nagu mingi Big Brother või mingi selline Eestis, ma Meibers võib-olla ei, ma ei mõelnud üldse tegelikult selle peale, tegelikult on ikka teada, sest tema vaatab meil seda Kalvi Kallet ja neid ja tema teab neist väga palju, et kukkus nagu nätsumas selle peale. Just on follow-sid Helenit ja Kalvi Kallet Instagramis, mul hakkas lihtsalt häbi nagu ju. Ei nagu legit. Ei, aga nagu mingi normaalses, nagu mingi Big Brother nagu Trisha. Ja halvas. Ei halvas, ükski reality pole nagu väga hea või nagu. On küll, Keeping Up with the Kardashians on päris hea. Keeping Up with the Banana. Idee TV3, idee. Kes suurema tõenäosusega saab endale stalkeri? Kui ma väike olin nagu Reidi aegadel, mul oli vaata lahedad pildid, ma olin nagu modellipildid üleval ja ma olin reaalselt perverdimagnet, ei kujuta ette, kui palju pervertide pakkumisi mulle tuli. Ja mõni üks inimene, kes mind kutsus, issand äkki ma ei tohiks öelda, aga üks nagu tuntud inimene kutsus mind, nagu enam-vähem tuntud, kutsus mind mingi õhtus söömas, ma olen nagu bitch, ma olen 15, nagu kutsu oma naine. Siis ta nagu, aga siis tule lõunale, ma olen nagu, mis see vahe on? Perv oled ikka. Kes oli? Juu! Ta on nagu mingi kes suurema tõenäosusega sureks zombi maailma lõpus või mis iganes? Apokalüpsis. Juba näen vast. I'm a survivor. Oot ei, I'm a survivor. Oot ei. Kes suurema tõenäosusega kohtaks vannitoas kummitust? Bitch, mul on paranormaalsete juhtumite video, nii et... No jah, ma tean, ma olen näinud seda. Ma nagu täiega usun sellesse. Ja ta mul kogu aeg tunne, et keegi vaatab ja mul selline nagu... Ma usun lihtsalt nii jõhkralt ja ma nii jõhkralt kardan ja siis ma olen nagu... Kui ma nagu siin olen selles korteris, ma ei karda selle pärast, et siin nagu ei ole kedagi, aga nagu Elvas reaalselt ma vaatan nagu paranormaalsete asjade videot. Vanema see nagu korter või see nagu maja, kus ta elab, see oli kunagi kirik ju. Ma ei fucki sellega. Vanasti oli kirikutel. Ja see oli just, ja viimase aasta jooksul on 2 inimest selle ära surnud. Majas või? Jaa. 2 joodikut. Hashtag Elva. See on Elvas või? Jaa. Me oleme ka mõlemad Elvas, ma unustasin jääda. Kuna sa elasid Elvas? Elasid üldse kunagi? Ei, ma ei ole Elvast, aga nagu ma ei ole kunagi Elvas elanud, aga mul nagu terve pere on Elvast. Nagu nemad on elanud Elvas ja nagu terve oma elu ja põhimõtteliselt Elva juured. Põhimõtteliselt nagu see Diana Banana, ma kutsun siia ainult nagu Elva inimesed nagu üle. Te ei pea isegi kirjutama nagu bye. Kes suurema tõenäosusega tapaks oma kuti? Ma arvan, kui mul oleks kutt, ma arvan kogemata. Nagu mingi nagu panen kogemata. Vahepeal ma lähen küll nii närvi mingi, kui käisime jalutamas peiliga ja siis ma olen lihtsalt mingi täiega närvinud, ma ütlesin, ma lükkan su lihtsalt trepist alla, kui sa võite ja... Aga ma ei lükkanud. Kas sa oled neid komöödiaid näinud, on ju? Kus keegi lihtsalt kujutab nagu daydreaming, on ju, kujutab ette, kuidas ta kogemata kellegi ära tapab või ära tapab niimoodi. Nagu mul on see daydream. Ma reaalselt nagu hambad ristis. Ma nagu hambad ristis, ma nagu kujutan ette lihtsalt, kuidas ma kellegi ära nagu tapan. Can't relate. See tore, kui me mingi mõrtsukast mõtleme. Ei, nagu just nagu täpselt selle hetkel nagu kui ma olen olnud kellegi tülist või nagu eriti kooli ajal oli niimoodi, et ma olen just klassi aega mingi hullu mingi värk oli, mingi draama on just ja siis ma olen lihtsalt nagu I'm gonna murder this bitch. Sul oli koolis mingi palju draamat või? Teine mingi draama. Mulle üldse, ma ei ole nagu üldse selline tüli. See meile mõlemale meeldib, see on meie mõlema unistus, ütlen ette ära. Okei, ma olen nagu... Kes suurema tõenäosusega saab vampiiri poolt hammustatud? Damon! Ma olen vaba! Klaus! Nii, Damon! Team Damon või üldse mitte midagi! Sulle meeldib vampiiripäevikud rohkem kui Twilight, jah? Jah. Ma olen ikka Twilight just. Ei nagu filmi, mulle meeldib nagu filmi mõttes ja nagu kujunduse kõige poolest meeldib mulle nagu Twilight rohkem, aga storyline meeldib mul
vampiiripäevadel rohkem. See on nagu, mulle meeldib, kuidas see on nagu need karakterid on vaata nagu huvitavamad, et nagu ma ütlesin vaata, et nad on nagu halvad vaata, aga samas sa tunned neile kaasa, nad on hästi sellised komplekssed, keerulised inimesed. Aga Twilight on ikka Twilight, ma olin vist mingi 13, kui see tuli ja nagu ma olen seda esimest filmi vähemalt mingi 95 korda vaatanud. Olen nagu nii suur fänn. Ei, reaalselt kui ma olin mingi 9-10 onju, kui ma hakkasin neid vaatama ja siis ma legit, mul on kõik need plaadid onju ja siis ma vaatasin neid osi niimoodi järjest. Ja vahest oli niimoodi nagu esimest osa vaatasin niimoodi, vaatasin ära, magasin samal ajal onju. Vaatasin uuesti ja uuesti päevas mingi 5 korda niimoodi, lihtsalt lasin kerida ja vaatasin vahepeal niimoodi. Kui esimene film välja tuli, siis ma põhimõtteliselt iga päev peale kooli, ma läksin koju, vaatasin Twilight ja mu vahest natuke nutt. Ma nutan iga kord teise ja 4. ja viimase filmi. Viimane, eriti kui see rahu vaata. Ei, ma eriti nutan siis, kui Carlisle lüüakse see pea maha. Mina nutan siis, kui on see lõpulaul. See on see... Joo, ära. Ja siis tuleb see montaaž nagu alguses peale ma nagu, oh my god, see on läbi. Siis ma nii mõtlesin, iga aasta oktoobris tuli Twilighti filme, ma käisin mõnda filmi mitu korda kinos vaatamas, ma lihtsalt olin nii suur fänn. Ma olen kõiki neid filme käinud kinos oma sünnipäeva ajal vaatamas, peale esimese. Kui ma sain 21, ma käisin kinos vaatamas Frozenit. Enda sünnipäeva. Ma olen Frozenit läinud kino selle pärast 5 korda või 4 korda. Oh my god. Legit. Ma vedasin kõike kinno. Ma sain 21 nagu, kui sa oled 21, siis sellel sünnipäeval sa nagu jood või nagu lähed välja vaata. Ma läksin Frozenit vaatama. Mul jälle suri jalg ära nagu eelmises videos, mul on täpselt aeg see video lõpetada. Ma loodan, et teile meeldis see video. Kui teile meeldis, kindlasti pange thumbs up ja üritame seekord saada 400 thumbs up'i. Ma paar korda olen sellega hakkama saanud, ma isegi pole küsinud nii palju, aga ma loodan, et seekord me saame, et ma loodan, et Ave vaatajad, fännid annavad ka meile thumbs up'i. Jällegi, kui te ei anna mulle thumbs up'i, siis mu koer on väga kurb, nii et palun tehke seda. Ta on juba kurb. Ma panen, sest et meil pole laiki ühtegi veel selle video. Ma panen kõik meie sotsiaalmeedia lingid alla, follow'gi Avet Instagramis, YouTube'is igal pool, kõik minu sotsiaalmeedia lingid on ka all, ma olen Diana Noop igal pool. Ja mis ma tahtsin veel? Vlogi küsimus, mul on alati vlogi küsimus, kuigi see pole vlog, aga mõtlen mingi küsimuse. Ma panen vlogi küsimuseks, et kas te olete pigem tiim vampiirid või tiim libahundid. Meie oleme tiim vampiirid. Please öelge kommentaarides. Ja kui sa ei ole ei tiim vampiir ega ei tiim libahund, siis ütle, mis tiim sa oled. Jep. Aga okei, thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.